Dokumendi sees, kui mul on soov teksti kopeerida või teisaldada, siis selle jaoks on mitmeid võimalusi. Esiteks tekst, mida ma soovin kopeerida, tuleks ära märkida. Ja kui ta on märgitud, siis seejärel võib üleval menüüs klõpsata nupule copy. Või klahvikombinatsioon Ctrl+C või on ka alternatiivne valik, et teete märgitud teksti peale parema hiireklõpsu ja valite avanevast menüüst käsu kopeeri. Ja kui ma olen selle käsu teinud, siis märgitud tekst pandi lõikelauale. See on selline spetsiaalne programm, mis töötab ilma, et teile seda näidatakse. Ja nüüd järgmisena ma tahaksin seda kopeeritud teksti siis kuhugi kleepida. Aktiivne kursor peab olema siis selle koha peal, kuhu ma tahan seda teksti kleepida. Ja seejärel võin menüüst kasutada käsku aseta, ehk siis kleebi. Või Ctrl+V või teen parema hiireklõpsu ja siin on samuti kõige alumine käsk aseta. Kui nüüd teksti on vaja hoopis teisaldada, see tähendab seda, et ma ei soovi mitte kopeerida seda esimest lauset näiteks kuhugi veel, vaid ma soovin selle tõsta ringi, siis selle jaoks on ka mitmeid võimalusi. Esiteks tuleks see lause ära märkida ja seejärel ma võin tema peal kasutada käsku cut, lõika. Samuti näete siin menüüs copy käsu kõrval kohe. See lõigati välja, teda enam ei ole siin näha, ta on ka nüüd lõike laua peal, selles spetsiaalses mälusprogrammis. Ja järgmine tegevus, kursor peaks olema aktiivne kursor seal, kus ma soovin seda teksti paigutada. Ja jällegi kasutan nuppu aseta, kas siit tööriistariba pealt, Ctrl+V või teen siia, kus kursor vilgub, parema hiireklõpsu ja käsk on aseta. Lisaks on selline võimalus olemas, et kui te olete lause ära märkinud, siis te võite ka hiire vasakut klahvi all hoides seda teksti lohistada. Näiteks siia. Ja ongi ringi tõstetud.